Miks see ketitéritus on oluline, on seetõttu, et kui kett on terav, on endal lihtsam toimetada taga ja on sael lihtsam lõigata, ei koorma saagi üle ja saate ka kergema vaevaga oma asjad tehtud. Mis siis teha, kui kett on nüri? Ketti kindlasti võiks teritada peale igat tankimist, kergelt üle käia. Ehk siis ühe paagiga suurusjärk 45 kuni tund aega, 45 minutit kuni 60 minutit saab tööd teha. Mina kasutan täna muidugi siin sellist abinõud, mis mul on siia laua külge löödud. Seda on võimalik ka paku külge lüüa, ehk siis seda on terituskruustang. Saak jääb siia vahele. Seda on hea kasutada siis sellisel juhul, kui plaat ja kett on sae külles, et ei pea eemaldama. Fikseerite sae ilusti ära, miks see on hea just kasutada mingisugust abivahendit, kuhu saak kinni panna, on see, et siis on teil 2 kätt vabad. Te saate rahulikult, teritamiseks on nagu hea, kui on 2 käega saab teritada. Siis sae keti hambad on, üks on ühtepidi, teine on teistpidi, ehk siis tulebki siis teritada üle ühe ühtepidi hambad ja üle ühe teistpidi hambad. Keti terituseks on palju erinevaid abivahendeid, tööriistu, mis hõlbustavad keti teritust kodus, metsas, algajal ja edasi jõudnul. Minul täna on siin kõige lihtsam viilraamiga. Miks mulle meeldib seda kasutada, on see, et raami peal on ketitéritusnurk on peal juba joonena ja kui ma nüüd keti teritan, siis see raam libiseb teritushamba peal, ehk siis ta ei lase viilil väga sügavale minna, et ta hoiab seda täpselt õiget kõrgust. Et näitaks ära siis paari liigutusega, kuidas keti viili koos raamiga siis kasutada. Panete, nagu ma ütlesin, 2 käega, kuidas siis endal mugavam on, kas vasak käsi ees, parem käsi ees, panete ta hamba peale, mida te tahate teritada. Raami peal jälgite siis seda nurka, et nurk oleks õige, plaadiga paralleelselt 30 kraadi ja kergelt 2 käega siis. Alati teritus toimub endast eemale, panete viili siia vahele ja siis lükkate ja siis tõstate välja, et sellist edasi-tagasi viilimist ei ole hea teha, sest kui te tagasi tõmbate juba viili mööda seda lõikehammast, siis ta nüritab ta kohe ära. Sellise kerge liigutusega, siis kui see on teritatud kergelt 2-3 korda, sõltuvalt muidugi, kui olete väga liivast ja määrdunud puitu vahepeal lõiganud, siis võib-olla on vaja rohkem lükata, aga selline 2-3 korda kergelt. Kuidas aru saada, et kett on terav, siis minule meeldib kasutada küünt selleks ja kui küüne jääb küüne taha või siis tõmbab seda küünt, siis on kett terav. Ja teise poolega täpselt samamoodi. Kui nüüd rääkida teritusviilidest, millega saab saeketti teritada, siis igale ketitüübile on erineva läbimõõduga viilid. Et kodukasutajale on selline 4 mm läbimõõduga viil ja profid kasutavad, profisaagidele käib juba siis kas 4,8 või siis 5,2 mm viilid. Miks igale ketitüübile on erineva läbimõõduga viilid? Seda sellepärast, et keti lõikehammas on igal ketitüübil erinev ja et see kulp, kui nüüd viiliga teritada, jääks õige. Ja kui teritate näiteks liiga jämeda viiliga, siis ei teki seda õiget hamba kummerust ja kett ei lõika, ei tee oma tööd nii, nagu ta peaks tegema. Ja samas, kui te liiga peenikse viiliga lõikate, siis ta nürineb väga kiiresti ära. Ehk siis see kulp jääb liiga suur, liiga sügav kulp jääb. Kui te olete jõudnud sinnamaale, et lõikehambad on ilusti viiliga üle käidud, teritatud, hakkate uuesti tööd tegema, tunnete, et ei lõika, ei lähe, ei taha üldse puu sisse minna ja hästi peenikene saepuru tuleb, siis suure tõenäosusega on põhjuseks see, et kett on juba nii palju tahapoole ära viilitud, et
hakkab segama laastupiiraja ehk siis puruhammas, et lõikehamba ja puruhamba kõrguse vahe on praktiliselt nullilähedane. Kuidas seda vahet kontrollida ja õigeks uuesti saada, on olemas selline väike abimees, siuke sabloon, mille siis asetate lõikehamba, see rant siis, mis siin on, see asetatakse lõikehamba taha ja kui nüüd see puruhammas on sellest, ulatub siit üle, see tähendab seda, et oleks vaja natukene viiliga seda madalamaks võtta, et see laast tekiks jälle korralik. Selle jaoks ongi, et kui sablooni järgi nüüd on näha, et on natukene kõrgem, siis on olemas selline lameviil, samamoodi kergelt iga hammas ja ei pea seda nüüd viilima mitu millimeetrit korraga maha, vaid piisab täiesti samamoodi 1-2 lükest ja siis korra kontrollite sablooniga jälle, kui hammas on madalam nüüd kui see rant, siis on kõrgus jälle paigas ja kett lõikab nii, nagu ta peab lõikama.